Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Võluvelgede sõge helk väikumas silmis nagu võimatu missiooni mängufilmis. Käimas sõit, kus üldse armu ei anta, ühtki meetrit keegi iial ei kaota. Kummivilin, mõistuse piir. Ruudulippu tekiks pead, autorehvi padjaks sead, et saaks unistada sõitmisest ja võitmisest. Elu halvim hetk on see, kui on veelgi kiirem mees, siis halva unned ainult tagatuledest. Saaks ainult mööda ja pärsitud iha, läbi pedaalide suruda välja. Katokates me habemest nalja, sellel pöörasel sõidul pole kuulata aega, ainult kiirus on adrenaliin. Ruudulippu tekiks vead, autorehvi padjaks sead, et saaks unistada sõitmisest ja võitmisest. Elu halvim hetk on see, kui on veelgi kiirem mees, siis halva unned ainult tagatuledest. Juustu purler viib otse paradiisi, läbi tuttava Mäki Drive-ini. Rüüpad punast pulli, kuulad mõlemat, nii westerni kui ka kantrit ja vahel The Sunni ka. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Heldur Meerits ja Priit Hõbemägi ja laulis Tanel Padar ja selle laulu nimi oli Ameerika ja see oli kiire ja jõuline laul nagu Ameerika elu. Need, kes on käinud, need teavad, kes ei ole käinud, saavad televiisorist vaadata. Ja see kiirus ja jõulisus ja võib-olla mõnes mõttes ka detailide kõrvale jätmine on eriti tähelepanuväärne just nüüd, kui USA president on pärast oma esimesi ametisoleku nädalaid ja kuid pööranud tähelepanu Euroopale ja ka siin tähelepanu täielikult enda peale kiskunud, olgu see siis Gröönimaa ostmine, Euroopa Liidu erinevad regulatsioonid, Ukrainas rahu tegemine või ükskõik midagi muud, aga taas on juhtunud see, et Donald Trump on iga päev uudiste keskmes ja me võime arvata, et see kestab veel tükk aega. Igal juhul Donald Trumpi jutud sellest, kuidas Euroopaga asju ajada, tegelikult siis käivad Euroopas praegu ringi mitmed tema emissarid Müncheni julgeolekukonverentsil, kaitseminister Peter Hegseth ja asepresident J.D. Vance, kes on rääkinud kõikvõimalikke asju ja see mõju on jah, tõepoolest väga suur, see puudutab kindlasti ka Eestit, see puudutab Eesti jaoks eksistentsiaalseid küsimusi ehk seda, kuidas me edasi elame ja kuidas me üldse riigina püsima jääme, kuidas me saame sellele kaasa aidata, ja ühe väikese katse siis sellele kaasa aidata sellele, et kuidas Eesti võiks püsima jääda, on see, kuidas Eesti välisminister Margus Tsahkna on juba jõudnud visata õhku sellise mõtte, et näete, et seal Ida-Virumaal on Eestis palju haruldasi muldmetalle ja fosforiiti, et see võiks Ameerika Ühendriike kahtlemata huvitada, aga Margus Tsahknal on meelest ära jäänud, et tõepoolest, et siis Silmeti
Eesti haruldaste muldmetallide rikastamise tehas on seal tõepoolest olemas, ainult et see tehas siis toob sisse kogu oma tooraine maagi, ostab seda Hiinast ja ostab seda ka Venemaalt, nii et ega need haruldasi muldmetalli nüüd Eestis kuskil mingites hunnikutes iseenesest ei vedele. Et kui nüüd Donald Trumpist rääkida, siis nagu korraks oleks õige vaadata ka seda suurt pilti, mis USA-l ja Trumpil silmees on. Nad peavad oma põhiliseks rivaaliks Hiinat ja kui kunagi jänkid arvasid, et neil oleks nagu mõistlik võimekus olla, et saaksid pidada korraga 2 sõda, siis täna ei ole neil enam seda usku, et nad suudaksid ühe korraga nii Hiinaga kui ka Venemaaga sõdida. Ja sellest omakorda siis tulenebki, et Trump tahab jätta Vene mured eurooplaste endi ajada ja tema kriitikas Euroopa suhtes on nagu ikkagi päris palju tõtt ka, eks, et kas või nende samade kaitsekulutustega kaudu vaadates on nagu Euroopas selgelt ikkagi jänest sõitnud kaitseküsimustes ja see on ilmne, et see ei saanud nagu igavesti kesta. See on küll õige jah, aga samas need sõnumid, mida Ameerika Ühendriikide asepresident ja kaitseminister seal samas Müncheni konverentsil avalikult kõnetoolis on esitanud, on ikkagi natuke nagu ärevaks tegevat. Okei, muutke rändepoliitikat, arusaadav. Euroopa on olnud sellega mures, Ameerika Ühendriikide tänane administratsioon on otsustanud rändepoliitikat muuta ja see tähelepanu alla võtta. Aga see, et Vance ütleb, et Euroopas on probleeme sõnavabadusega. Mõnes riigis on rohkem, mõnes riigis ei ole üldse. Ma väidan, et Eesti on selline riik, kus sõnavabadusega ei ole probleeme. Ja muidugi, mis mulle jäi silma, oli Münchenis kõlanud Ameerika kaitseministri väide, et läbirääkimised sõja lõpetamiseks Ukrainas kindlasti algavad, kindlasti nad millalgi algavad, aga selles väites oli üks pool. 2014. aasta eelseid piire kindlasti ei taastata, ütles Ameerika kaitseminister. Ja nüüd on mul küsimus kõigile Ukraina toetajatele, Eestile sealhulgas, kes on kogu aeg öelnud, ja Ukraina on ka öelnud, et Ukraina piirid on sellised, nagu need on rahvusvaheliselt kokku lepitud, ehk siis 2014 tõepoolest, enne kui Venemaa ründas Donetskit ja võttis ära Krimmi, et piirid peavad olema seal. Ja nüüd on Ameerika administratsioonist hoopis absoluutselt teissugune väide. Oota, kui sa märkad, et siis ka Trump ei taha iga hinna eest ka 2014. aasta piiri Kanadaga säilitada. Jaa, absoluutselt. Et tundub, et tal selles osas küll nagu pidurid täiesti puuduvad, eks, et me oleme sinna 19. 20. sajandi vahetusse tagasi läinud, kus oli selgelt selline kel jõud seal õigus loogika. Ja see on kõik, see on erakordselt vastik ja ebameeldiv, sellepärast, et see, mis et kõige hullem on see, et kui tõepoolest nüüd Venemaa ja Putin tunnevad, et selline asi tasub ära, et sa lased hukkuda, ma ei tea, seal 100 000 inimesel lihtsalt, aga siis sa saad mingisuguse lapi maad endale juurde ja laiendada oma impeeriumit. Tal on Gruusia kogemus, eks ole. Et kuskilt mujalt saab seda ka, aga nüüd teine küsimus, et see 2014. aasta piiride küsimus. Kogu selle aja, kui oli selge, et millises mastaabis see sõda seal Ukrainas käib, kui palju ressursse sinna valab Venemaa, mida nad teevad tegelikult nende maadega, mille nad on enda kätte saanud, kuidas need on laastatud, inimesi on küüditatud, võetud neid inimesi, pandud sõjaväkke ja nii edasi. Et see on mingis mõttes see on selline põletunud maa, kuhu siia-sinna on siis sellised pisikesi nagu saarekesse ehitatud ja et siis näidatakse 10 kaameraga 100 siis nurga alt seda, kuidas on üks keset Kõnnumaad on tekkinud üks mingisugune 5-kordne maja, aga see ei ole antud juhul point. Tegelikult kõikide inimestega, kes mõtlevad asjade üle sügavalt nende mitme aasta jooksul rääkides ja küsides, et kas ja kuidas üldse on võimalik see, et sõjalise jõuga pressitakse Venemaa välja nendelt aladelt, mille nad on vallutanud ja mida Ukraina nende aladega peale hakkab, siis
vastus nendele küsimustele on olnud õlakehitus. See tundub ebareaalne, et see on muidugi nice, et me räägime sellest ja meil on lahe siin istuda. Väljas on talv ja lumi ja meil on valge siukene stuudio ühesõnaga ja me nõuame siin, et taastatakse 2014. aasta piirid. Me nõuame täitsa kategooriliselt. Vabandust, see üldse ei tundu reaalne ja ma olen südamest, ma olen väga selle Ukraina poolt. Ja see on kohutavalt ebaõiglane. See on sama ebaõiglane nagu Eesti, mis kunagi teises maailmasõjas kaotas oma iseseisvuse. Aga see on praegu mingisugune fakt, et kui teie näete mingisugust sellist nagu varianti, kuidas kuskilt tulevad need inimesed, see relvastus ja see jõud, mis surub siis nagu Venemaa sõjaliste vahenditega 2014. aasta piiri taha, siis laske tulla, rääkige see saladus. Ma kardan ka, et see stsenaarium on täpselt see, mis oli 2008 Gruusias, millele ma korra viitasin, et jah, okupeeritud alad rahulepinguga, mis lõpetas küll sõja, aga okupeeritud alad jäävad okupeeritud aladeks, nende üle Gruusia kontrolli ei oma ja tänane Gruusia ei oma ka oma riigis väga head kontrolli ise otsustamise mõttes. Et me võime... mingi paar protsenti tõenäosust siiski ma näen, et on, eks. Seda ei ole kuigi paljud, eks, aga meil on nagu praegu siukene kurnamissõda ja ilmselt on niimoodi, et selle kurnamissõja tulemusena nagu üks pool nagu ühel hetkel variseb kokku ja praegu on nagu pigem rohkem karta, et Ukraina variseb kokku, aga nagu päris nagu ei saa välistada, et ka Venemaal nagu midagi taolist juhtub. Eks et ma nagu seal omaaegsetel nendel külapidudel olid need köievedamisvõistlused, et nagu mõlemal pool oli sellised 140-kilosed mehed, näost punased muudkui sikutasid ja köis püsis tükk aega paigal, aga siis, kui see nüüd nagu ühele poole ära läks, et see nüüd ühe sõdiva osapoole nagu murdumine nagu oleks üsna sarnane sellega. Seda kindlasti jah, et ma ei tea, mulle mõnikord tundub, et isegi kergem on, kuna seda Venemaa poolt tulevat informatsiooni, mida siis ka Eesti meedia ja ka muud väljaanded siis pidevalt avaldavad, on siiski üsna palju, et mingisugune tunnetus nagu tekib. Et tunnetus, minul tekkinud tunnetus on see, et 25 aasta jah, aga võib nagu hakkama saada, aga tegelikult mingisugused mõrad on olemas, et see täielik ühiskonna üleviimine siis nii-öelda sõjatööstusele, et see pikas perspektiivis ei ole jätkusuutlik ja selge on see, et see tee, mille Venemaa on valinud, et aeg ei tööta nende kasuks. See võib töötada nende kasuks selles mõttes, et nad hoiavad mingisugust territooriumi enda käes ja sealt nagu verd voolab ja nad ei lähe sealt sammugi tagasi, jah, aga tegelikult aeg töötab nende kahjuks. Nüüd, kuidas Ukrainaga on, see on nagu teistsugune küsimus. Et võib-olla sealt on isegi nagu vähem informatsiooni, et me ei tea, et mis toimub seal Zelenski lähikonnas, me ei tea, mis juhtuks siis, kui tuleksid uued valimised, me ei tea, kui sügavale on seal Vene ühesõnaga sellist mõjuagenti ja luurajad igale poole pugenud, et sel nädalal me saime teada seda, et üks väga oluline terrorismi vastuse võitluse üksuse juht osutus siis nagu kogenud siis Vene spiooniks, et see on uskumatult keeruline ja raske on öelda, kas see, et nüüd Trump sellise bravuuriga on teatanud, nüüd me räägime selle kõik nagu selgeks, et helistame Putinile, et küll me juba saame kõik need asjad hakkama, et see on nagu kahesuguseid selliseid nagu seisukohti. Ühed ütlevad nii, et Venemaa on ammu ette valmistanud, läbi arutanud, siis analüüsinud, milliseid nippe siis nagu Trumpiga tegeleda ja samas, et Trumpil on tõesti uus meeskond, kes oli harjunud Venemaaga asju ajada. Aga tegelikult ma arvan, et see on selle Ühendriikidega on samamoodi nagu Venemaaga. Et me hindame teda valesti, et ühest küljest peame nagu nõrgemaks, kui nad tegelikult on ja teisest küljest peame tugevamaks, kui nad tegelikult on. Neil kõigil on mingisugused puudusid ja ma arvan, et mingi õnn ja juhus on ka mingisugune osa sellest, mis nende läbirääkimiste tulemuse lõpuks otsustab ja minu meelest peaks Ukraina olema seal laua taga, et ma ei arva, et see kuidagi, et see oleks hea, et kui ilma Ukrainata seda arutatakse. No, seda ei saakski ilma Ukrainat arutada, sa mainisid valimisi Ukrainas. Ukraina tänane kehtiv põhiseadus ütleb väga selgelt, et ametlikult välja kuulutatud sõjaolukorras valimisi ei toimu. Ja see on ka üks asi, mida on hakatud Ukrainale ette heitma ka Ameerika Ühendriikide administratsioonist, eks peaksite ikkagi mõtlema valimiste korraldamisel. Küsimus on selles, kui käib sõda ja põhiseadust tuleks muuta,
ja korraldada sõja ajal valimised, siis see on väga keeruline, väga lihtne on ette heita, et miks teil valimisi et valimised Krimmis, valimised Donbassis. Just. Et see on kummaline jah, ega siis teise maailmasõjal Inglismaal ei peetud ka valimisi, Winston Churchill oli sõjaminister ja tegi, mida ta vähegi suutis. Jah, pärast sõda, kui rahva meeleolud muutusid, toimusid valimised ja Churchill kaotas oma positsiooni. Aga kui see sama asi oleks võib-olla juhtunud sõja ajal, siis me ei teagi võib-olla, kuidas see teine maailmasõda lõppkokkuvõttes oleks lõppenud. Nii et tõepoolest, et see Trumpi ja tema minionide tegutsemine Euroopas on olnud väga, väga hoogne, eriti see, mis nad seal Münchenis teevad ja mis nad räägivad, tegelikult see sõnum ei ole ju midagi uut. Ütlevad, väänake raha juurde, 3% on vähe, pange 5, saage ise oma Euroopa asjadega hakkama, meil on vaja Hiinaga tegeleda ja ma ei tea, võib-olla pole isegi mõtet nagu hämmastuda või käsi murdma hakata selle peale, et see on see, mida kogu aeg on räägitud. Ja õigupoolest, et Trump oma esimesel presidendi ajal nagu rääkis seda sama juttu eurooplastele ja kui siis ta nägi, eks, et talle kas nagu lihtsalt valetati või siis nagu venitati ja suurt midagi ei juhtunud, et nüüd on seal gaasipedaalil nagu oluliselt raskem jalg, nii et siin nagu eurooplastel peaks olema sellist inspiratsiooni ja põhjust tegutseda küllaga. Seda küll jah, ja inspiratsiooni saame me näha nädala pärast, kui on Saksamaal valimised ja Ameerika Ühendriikide juhtpoliitikute avaldused seal samas Müncheni konverentsil Saksamaal on juba tekitanud Saksamaa tänastes liidrites ikka väga palju pahameelt. Saksa kaitseminister Pistorius nimetas USA asepresidendi väiteid, et Euroopas ei ole demokraatiat, nimetas ikka lausvaleks, eks ole, ja Saksa president Steinmeier märkis, et diplomaatilised suhted USA-ga on pärast Trumpi ametisse asumist väga palju halvemaks muutunud. Näeme, mis seal valimised toovad siis. No jaa, kahtlemata, aga siis ma tahtsin rääkida sellest üldisest diskussiooni toonist, mis on siis muutunud nüüd seoses selle Trumpi teise valitsemisajaga. Et Postimehe analüütik Mikk Salu kirjutas väga tähelepanuväärse artikli sel nädalal, mille pealkiri, kui ma sõnastan selle ümber, et kõlab umbes nii, et on aeg näidata keskmist näppu. Et see toon, mille siis Ameerika on toonud lauda, nii Ameerikas endas kui ka Euroopas nüüd sellel nädalal, on väga kõvahäälne, räme, jõuline toon. Et see ei ole selline nagu istume laua taga, eks ole, siin arutame omavahel, võrdleme lihtsalt seda, et kuidas valib presidenti Ameerika, kuidas valib siis Euroopa Komisjoni presidenti Euroopa. Et Ameerika valib presidenti, kes jõuga vallutab endale selle positsiooni, kes on väga eristuv teistest ja Euroopa Komisjon valib endale presidendi, kes on nagu selline võitja, umbes nagu oli see suur Soome võidusõitja Mika Häkkinen. Et ta ei võitnud etappe, aga ta oli kogu aeg teine ja siis tal neid punkte kogunes lõppkokkuvõttes nii palju, et ta sai siis maailmameistriks. Et Euroopa Komisjoni selline juhtide valimise süsteem ongi selline, et esikohale saab see, kes kõige vähem häirib teisi kohalolijaid. Ehk valitakse, see on juba ammu tuntud, et Euroopa valib endale sellised juhte, kes ei ole isikupärased, kes ei ole jõulised ja nüüd oleme selles olukorras, seepärast, et meil on kogu aeg konsensus ja peame arutama ja nüüd me oleme sellises olukorras, et meil on nagu väga jõuline nagu president sellise nagu 2 parteisüsteemi poolt loodud ja meil on selline konsensussüsteem, mis otsib siis, mis toob tippu inimesi, kes kõige vähem häirivad kõiki neid, kes otsustavad. Ja see on väga huvitav, mida me siis nüüd näha saame, et kuidas siis Ursula von der Leyen üldse on suuteline ja ka Kaja Kallas, kuidas nad on suuteline selle kambaga juttu ajama, seepärast, kui te vaatate seda sama kaitseminister Peter Hexiti või vaatate siis seda J.D. Vance'i, nad on sellised noored mehed, neil on jubedalt energiat, nad kogu aeg kisendavad, sõidavad ringi, räägivad väga kõva häälega, energiat pulbitseb nendest välja. Et kus see, ja kui sa vaatad siis seda Euroopa Liidu esindust,
kus kohas sa sellist nagu jõudu ja energiat seal näed, kõik on sellised nagu viisakad ja nagu särk on natukene kortsus, püüavad olla tavalised inimesed, mitte liiga esile kerkida, mitte olla liiga rikkad, mitte liiga targad, sellised. Juhtimismudel on ka hoopis teistsugune ja nagu sa viitasid. Just nimelt, aga kus kohas nagu majandus kerkib ja kus kohas majandus püsib paigal, no see on lihtne vaadake, mis toimub Ameerikas, mis toimub Euroopas. Trumpi valimisega on muidki muutusi tulemus, et siin nagu eurooplas on nagu domineerinud selline liberalistlik vaade, eks arvatakse, et meil on nagu neid sugusid nagu kole palju, eks, ja et Trumpil on nagu selles osas ja tema kaaskonnal on selles osas oluliselt lihtsam vaade, eks. Sugude arv on väiksem. Jah, et ma ei tea, ja kuidas Kristina Kallas küll ameeriklastega läbi saab räägitud, et kui ta arvab, et bioloogilises mõttes on jah 2 sugu, aga sotsiaalses mõttes 10, et see on niisugune väga veider idee. No, pluss siis veel ka see, kuidas suhtuda rohepöördesse, nii et siin on nagu neid muutuse aspekte on nagu päris palju ja on võimatu väita, et see, mis seal Ameerikas toimub, nüüd mitte kuidagi enam Euroopat ei mõjusta. No seal on veel väga palju teisi huvitavaid väiteid, mida Trump on välja käinud, kristlaste tagakiusamine Ameerikas. See oli üks väga huvitav väide. Ja noh, nagu sa mainisid rohepööret, et rohepöörde tagasirullimine, see vähehaaval juba on siin-seal hakanud, sellest hääled tõusevad, nõuavad, et see tuleb tagasi rullida, siis mitmekesisus, võrdsus ja identiteedipoliitika, sellele on siis nagu Trumpi administratsioon tõmmanud ammu juba vee peale, ühesõnaga see lihtsalt koristatakse ära, seal mingitest, ma lugesin ühest välismaa ajalehest, kuidas siis ühes Saksamaal asuvas Ühendriikide sõjaväe osa koolis, mis siis tegutses president Bideni aegsete suuniste järgi, kus oli siis keset, siis kooli aulat oli selline stend, kus olid siis LGBTQ ja kõikide nende teiste tähtede materjalid pandud ja siis olid seal vikerkaarelipud ja siis olid veel mingisugused materjalide võrdsus ja nii edasi. Koolid enne Peter Hegseti saabumist, koolidirektor paanikas koristas kõik selle ära, võttis seltid maha pildid, võttis maha vikerkaarelipud, viis kogu selle siis mitmekesisuse ja mitmesugususe viis kiiresti kuskile kappi, pani luku taha, et jumala eest tuleb presidendile väga lähedal seisev isik ja parem, kui seda kõike seal ei oleks. Ütleme, ühest küljest see on nagu naeruväärne ja see on lihtsalt nagu kummaline, et sellised asjad maailmas juhtuvad. No jaa, aga teisest küljest nad juhtuvad ja vaatame asjadele näkku, et jah, nad juhtuvad, sellised asjad on olemas. Jaa, aga Saksamaa ja omal ajal Venemaa vahel sõlmitud leping, ma ei tea, mitmesajaks aastaks, tähendab seda, et Saksamaa suurtes linnades, kesklinnas on endiselt nõukogudeaegsed mälestusmärgid, seal mälestusmärkide ees seisavad nõukogude tankid, Potsdamis on ühel majal hiigelsuur Putini näoga pilt, kirjaga siin töötas Vladimir Putin ja nii edasi, nii et noh, midagi ei ole teha, 2 otsaga maailma. Et pärast teist maailmasõda ilmselt liitlased olid liiga edukad sakslaste mõtete nagu ümberkeeramisel ja et tol hetkel see oli küll nagu okei, eks, ja aga praegu me saame seda negatiivset tagajärgi täitsa näha ja tunda ja katsuda. Ja, aga Vene tanki Berliini suhteliselt kesklinnast ära viia ei saa, eks ole, sellepärast, et on leping. No küll ühel hetkel saab. No ega seda tanki, mis meil seal Narvas oli ka just nagu ei saanud kuhugi viia, aga laksti viidi ära. Siis lihtsalt viidi ära, et nii ilmselt tulebki teha, aga ühesõnaga show on vägev ja selline vunk on sisse löödud, vaatame huviga, mis juhtub, siinkohal väike paus.